No nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt ja nüüd juba täitsa tihedalt kuidagi sattun siia kaamera ette. Kui te seda videot vaatate, on vabariigi aastapäev, Eestis siis iseseisvumispäev, 24 veebruar. Ma filmin seda muidu 23, ütleda ausalt ära, ja midagi siin jätta vale hooleks nii-öelda. Aga tõesti, mõtlesin, et mingis mõttes traditsiooniks saanud, vabariigi aastapäev, väike jalutus, väike matk teha ja et siis vabariigi aastapäeva teile kõigile eestlastele, kõigile, kes elavad siin, kõikidele Eesti kodanikele ka muidugi. Igal olen siin, tegelikult see on vist Veeriku linnaosa, Maarjamõisa jääb vist sinnapoole, kindlasti sinnapoole, see on Veeriku ikka, jah, olen Veeriku kandis, siis huvitavski jalgtee läheb siit, et paljud seda kohta võib-olla ei tea, siuke jälle väike lõike koht, siis kui väike jalgtee autoga läbi ei saa, aga jala pääseb. Lugesin ka siis, kui ma ema peal kõndisin, lugesin kommentaare ja vaatasin päris paljud nagu pipranapsust teadsid ikkagi, et mina see on siuke nagu niši värk on see, aga paljud isegi ütlesid, et mitu inimest ütles, et tomatimahlaga on see ja tomatimahl mul kahjuks ei maitse endale, aga võib-olla koos sellega võib-olla on okei, ma ei tea, jah. Igal juhul täna ja üks inimene kirjutas, et $1 punase sildiga maitseb nagu siid. Nii et täna siis hoopis ongi mul hoopis siuke jook. Arvatavasti kõik seda ära jõua, ma arvan. Üksi veanud, küll mitte. $1 Rich Harmony. No ma ei tea. See on täitsa huvitav. Ma ei tea, kas ma üldse olen joonud seda kunagi. Võib-olla kuskil keskkooli ajal, kui ma käisin keskkoolis mingi 20 aastat tagasi, kas siis ei olnud rohkem 20 aastat tagasi. Kas siis ei olnud mingi $1? Mul sõber. See ikka vahepeal oli mingi $1. Mis kuradi jook see on? Ma olen nagu õlle peal siis juba. 30 valli. Kuule, see on lahjem kui see piprakas ju. Vaatame, kas ta maitseb nagu siid. Proovin ära siis. Nii et Eesti riigile siis hõissa ja elage veel ja elame veel ja kogu õnne ja õnnistust Eesti riigile. Et loodame, et tehakse häid otsuseid nii rahva heaolu parandamiseks kui ka kogu kultuuri säilimiseks. Nii et päriselt Eesti riik on siin tõesti sinu hüvanguks siin Veeriku linnaosas Tartus. $1. Kuule, kõvasti lahjem kui pipranaps ju. Ma ei tea, kas ta päris siid on nagu, aga ma ei tea, kas mul on midagi juhtunud või? See ei tundu üldse nii hull. Kuigi vist peaks olema või? Maksin 4,75. Maksin sullis ka, aga 4,75 sihukese kohta, joogi kohta, ma ei tea, võiks odavam olla muidugi. Aga ma ei tea. Ma tean, ma kõlan eriti imelikult, kui ma ütlen, et see polnud üldse nii hull, nagu ma arvasin. Nii et selles mõttes, et respekt aitäh sulle, kes ütles, et maitseb nagu siid, et siis ma muidu poleks seda ostnud, nii et tänu kommentaariumile sain siis väikse vihje veel. Võtta ka. Kuule, on täitsa hea ju. Et igal juhul jah, et ma mõtlesin, et võib-olla täna teha keskna poolt, võib-olla väike tiir ka kuskilt. Nii et sinna suundungi läbi siit siis ma olen kuidagi sealt Tähtvere supilin kuidagi seda kaudu äkki. Nii et siis päris mitu linnaosa tegelikult juba ka võetud ka. Ja muidugi ei tohi unustada pühade puhul nii-öelda Eesti riigi hüvanguks. Läks ta veel aastakümneid, sadu. Siin on siis Veeriku kool, aga paljud ei tea võib-olla, et sinna ka siuke mõnus jalgrada läheb siit, kus jällegi autot sõita ei või, ainult kergliikjatele, jalakätele, ratturitele, et siuke mõnus pääs nii-öelda Veeriku elumajade juurde ka eestlaste ja Eesti kodanike auks. Nii, jõudsin siia Tähtvere parki. Tegelikult Tähtvere park on see, seal selle tempel, olle kokku muidugi, paistab tagant siit. Et tegelikult see templi vastas on tegelikult see Tähtvere park, aga see vist on ka vist Tähtvere pargi osa vist. Ei tea täpselt, mis selle nimi on, igal siin ma olen ka palju olnud. Nii, aga enne veel Tähtvere linnaosas olles ka muidugi. Kiik on pandud siia. Ja head aastapäeva. Jah, see on nüüd siis tõesti see, ütleme siis, et Tähtvere ja Supilna ühendav, tahaks öelda legendaarne trepp, aga ma ei tea, milles see legendaarsus peaks seisnema. Tähtvere Villem muidugi Tähtvere tänavat, alumine tänav, mis sealt vesti jookseb, mis korra tehti.
aga see on ka videos olemas, nii et nii Tähtvere kui Supilinn mõlemad on kõnnitud nii-öelda ka video mõttes olemas ajaloo arheoloogidele tulevastele uurida, vaadata, aga miks mitte praegu võite vaadata, kelle huvi on. Igal juhul tõesti, Supilinn siia saab, siit saab. Supi on lipp. Sest ma olen ka rääkinud juba ennem, väga üle kordama. Ehk siis otsige üles need materjalid. Aga enne seda, enne kui Supilinn jõuan, nüüd juba traditsiooniks saanud, iga kord, kui kaamera välja võtan, väike lonks vabariigi auks. Täitsa lõpp, järjest paremini maitseb ka. No nii, nüüd siin siis ka Supilinn oma hiilguses Herne tänav ja Marja tänav nurk. Ilusti näha ka, et ma olen juba siin, et väike nagu ülevaade siis, lihtne kerge ülevaade teha siit ka siis. Et legendaarne Herne pood on juba siis sealpool, sinna praegu pole vaja asja minna. Ja sinna jääb siis Dendropark, lauluka tagune suusarada ja laululao ise jääb sinna põhimõtteliselt. Et kes Supilinn natuke teavad, Tartu niimoodi ülesehitus linnasude kaupa, see juba seda aimas ka. Nii et aga olgu, emagi paistab. Kuule, kas täna on tõesti see uuesti ema peale saan kõndida täna ju. Kuule, see on super. Nii ma teengi ju. Et kes pole näinud seda ema kõndimisvideot, siis sellest eelmine video vaadake, kus siis kui palju lusti ja lõbu ema peal kõndides üks inimene, täiskasvanud inimene, isegi vana inimene, minu kohta võib isegi natuke öelda. Või tegelikult keskealine inimene. Leali inimesele võib see pakkuda lihtsalt jäävel kõndimine. Siit tuleb üks väike salalõik siuke. Jälle mitte autodele mõeldud, jala saab läbi. Aga ma olen selle ennem ära kõndinud ka juba. Ma siis mõttes seda praegu teha. Aga igal juhul sinna jõeäärde ma suundun. Nüüd jõudsin tagasi Emajõe peale, kus ma siin paar päeva tagasi olin. Näete, endiselt rahvas liigub, saun on seal, kus ma rääkisin. Sillad, asjad, mellud hakkavad tulema, Delta keskus kõik, mis sinnapoole jääb. Aga ma hakkasin praegu mõtlema, et võib-olla ma hakka uuesti tegema seda sama asja, sest ma olen teinud juba praegu. Võib-olla satun täna tagasi siia, ma ei tea. Aga mida ma ei teinud, oli ju see, et ma tegelikult otseselt lõpus kõndisin küll, aga niimoodi otse üle jää siis, et seal, kus silda pole, ma tegelikult ju ei kõndinud ka, nii et mingis mõttes võib-olla siis saab selle asjaga tehtud, et justkui pärast tõsiselt, kui ma tahaks praegu minna näiteks siis, mis jääb siis üle jõe, üle kant on ju, ei oota, see on siis, on ikka üle, jah, ütleme siis niimoodi, jah. Et kui ma tahaks tõesti, et see on viimane, koroonasild on viimane sild, et rohkem sildu siit ei tule ja kui ma tahaks tõesti tulla Tähtverest otse, siis nii-öelda ma ei tea, kas Kvissenta läheb sinnapoole muidugi veel Lodjagas edasi, aga tahaks Kvissentali minna või tõesti see üle kanti saada, et siis siit ma saan lõigata nii-öelda, et väike lõike tee talvel ja tegelikult mõtle ise tohutud aeg kokku ju, et kui sa peakski nendest majadest minema, siis ütleme, tahad Tähtvere saada, kõik selle tee, ops, sillani üle silla ja siis veel kõik sinna tagasi. Praegu lihtsalt lõikad läbi selle. Et selles mõttes on muidugi fine ju, on ju. Init, nagu öeldes inglased ütlevad. Aga nüüd tõesti siis vabariigi jaoks siidimaitseline Star Dollar punane. Need oli erinevad veel, ma ei tea, äkki peaks mingid muid ka proovima. No nii, jõudsin nüüd siia tegelikult selle Emajõe randa, Lodjakodu poolne osa. Üle jõe tulin. Ja midagi pole teha, pink, et ma pean natukene andma jalgadele puhkust, sellepärast, et nagu vist ütlesin ka kuskil, et hilkad on nii jõhkrad valusad, ma pean kuidagi tegema nendele midagi. Ma sain hea nipi tegelikult, kuidas need paremaks saada. Aga praegu ma siin seda teha ei saa, siin pole nii mugav seda teha. Igal juhul lihtsalt väike istumispaus. Ma arvan praegu kõnnitan kuskil, pakuks peast mingi 7-8 kilt äkki või. Vaatan ka ja ma valin mõõtma ka täna, nii et 6,3 on kõnnitud. Noh, okei tegelikult. 5 minti pausi, maks. Ja siis juba pean leidma koha, kus ma saan ühte asja teha, ehk siis põid kergendada. Aga enne seda muidugi vabariigi aastapäeva puhul väike lonks Star Dollarit. Ujul oli seal see talisupluse koht.
siin on mingi parvsaun, aga ma lähen siit Kalamäe rada pidi lootuses, et ma saan, midagi pole teha, meesterahvana on ikka mingi hetk tekib, eriti külmaga, nii-öelda, kes tahab põiele, õiele, kressiraats ja mingi asi jälle, vaata. Tänapäeval ei saa teha mingit nalju, see võetakse kohe maha sind, on. Aga ütleme siis rahvakeeli tahaks kusta, aga olgu, vaatan äkki siin kuskil raja peal on mingi siuke salajane käik, kus ma saan häda ära teha. Täiesti aus asi minu arust. Ja on midagi häbeneda ka tegelikult. Lodjakoja pellikud olid kinni talvel. Mingis mõttes saan aru sellest täitsa tegelikult. Hooldus ja kõik kogu asi võtta, on ju. Võib-olla jääb sinna keegi, ma ei tea, magama või läheb lihtsalt sooja sinna ja keegi edasi, on ju. Täiesti arusaadav tegelikult, ei ole mingit probleemi selle koha pealt. Aga jah, talvel on see, et hiilima ja vaatama, sellepärast, et taimkatet ei ole nii palju. Siin on ainult lehtpuud, siin okaspuid väga ei ole. Siin kannis madalas kohas. Et siin peab natuke vaatama, kuidas sa üldse varjatuks jääda saad. Nii-öelda. Näete, siin on mingi silt. Ja keda huvitab, siis Jänese matkarada on teisel pool jõge, et see pole siis see praegu. Siin on lihtsalt mingi hundipilt. See on kogu aeg siin on, see saun vist. Või ülipikka aega, ma nagu mäletaks. On lausa laudtee kohe tehtud. See ongi vist äkki paikne kohe vist või? Ei tea, eravärka ma ei hakka sinna trügima. Ma püüan leida siis mingi hea koha ja aga seda ma ei näita nii, et selles mõttes ei ole vahet. Aga selle jah, tee peaks eraldi ette võtma kunagi, võib-olla mitte talvel isegi. Et võib-olla siis kunagi sügisel äkki. Kevadel on liiga kõrge vesi võib-olla, aga igal juhul see rada, mis läheb siis põhimõtteliselt kesklinnast Kvisentali, et see tegelikult läbi teha küll. Aga siin paistab juba siis see Tähtvere poolne nii-öelda ranna algus ja kogu ranna osa. Võrkol on palju mängimas käinud seal. Kas on palju, aga jah. Aga mõtlesin ka praegu, et lähen ka siis ikkagi jää peale välja, et siis on avaram vaade võib-olla. Et võib-olla huvitav on ka, et seda teed saab kunagi tõesti võtta. Siin on nagu paksem lumi kuidagi lausa. Täitsa nagu sumpad siin. Võib-olla mingi tuul on natuke tuisanud või ma ei tea, või on luunt juurde saanud. Vaatan siit vist, seal on rahvast päris palju tegelikult. Aga siit vist mingi suvatajad ka. Aga jah, see on Tähtvere, siis päris huvitav mõelda, sest on päris väike maakoju. Tempel paistab siiamaani sealt Kalle Kokk nii ilusti, nii et selles mõttes, et ma elan seal lähedal ka tegelikult. Võrgud on isegi võrgud on aasta läbi üleval, see on küll uskumatu, okei. Nojah. Aga näete, isegi seal pool veel rahvas liigub, nii et okei, aga siis siinpool ma ei käinud eelmine kord, see ei ole mingi petmine, see on kõik on aus värk. Nii et siis vabariigi aasta puhul ka siis täitsa siin Kvisentali Tähtvere pool ka siis saab, kusjuures tegelikult ma hakkasin mõtlema, et kui ma kunagi tegime seda Tartu ümber täitsa ring teha, täitsa Tartu linnapiiri järgi, siis tegelikult linnapiir lähebki keset jõge kohati. Nii et tegelikult saaks nagu, või siis läbi jõe õigemini siis ka, jah, et selles mõttes, et siis saaks tegelikult selle väga õigesti talvel oleks veel parem teha seda, jah. Nii-öelda, et siis ei saaks nagu eksida peaaegu üldse. Vähemalt siis selle jõe mõttes. Muidu peaks paadiga üle tulema. Aga jah, et selline värk siin on. Päris lai on kohati isegi siin. Aga olgu, ma olen Kvisentalini välja ja siis vaatan edasi, keeran üle sealt kuskilt paremale ehk üles on ju vaata mingi siuke ütlus. Näete, sealt paistab see pink, kus me Martiniga istusime, kus me tegime seda Kvisentali siis videot rikas linnosa nii-öelda. Et huvitav mõelda, olen siin tagasi ja tegelikult on möödas ainult ju, kus oli novembris või, novembri alg või oktoobri lõpp või, täi sellist. Et mõned kuud tegelikult hakkad nii mõtlema, 4 kuud, 3-4 kuud. Ja hoopis teine feeling, hoopis teine olek, hoopis teine nagu mastaap asjadel. Ja nüüd oled siin, mõtle, oleks seda siis osanud aimata. Aga jah, näed, siis minu kodukant on juba seal siis selles mõttes, jah. Mitte enam päris seal. Igal jah, see on tähelepanek jälle lihtsalt siia. Et ja kui kellelgi mahti on, ma tean, et osadel on. Et siis võite ka ju vanu videoist vaadata, et ei pea kõiki videoid, on õige öelda vist, jah. Et ainult uus ja ka ei, uued tuleb asja materjali peale, nii et ei ole üleüldse. Aga tõesti, keegi kirjutas ka, et kui ma ema peal käisin, see oli praegu ka, jah, aga et kalamehi polnud üldse näha, nii et huvitav, kas siis mis värk sellega on, keegi oskab rohkem seletada selle kohta.
et ma mõtlesin siia, et äkki on siin eemal kuskil, siin pole isegi auke nagu väga kuskil ju. Okei, siin on mingid vist mingist vanast ajast, aga nagu selle kohta ei tea, jah. Äkki on mingi oma poliitika siin, aga las see jääda siis praegu, et keegi teab, võib kirjutada, kui viitsib, tahab. Siin näete, jah, eelmine kord rääkisime ka, et kõigil on oma nii-öelda baaside randumiskoht, sadamkohad nii-öelda tehtud rikastel inimestel. Kellegi oli liivarand isegi seal, nii et praegu on mingi lumerand. Aga olgu, ma mingi hetk keeran siit üles Küsentali ja teen juba siis tavapärase linnatiiru nii-öelda ja Annelinna ja kuskil sinna ja siis mingi tiiru koju tagasi. Okei. Nii. Ma arvan, keeran siit. Parem on sama tee, kus me tegelikult Martiniga koos ka ju tegelikult tulime, vaatasime, et kiitsime seda aed ja selle koha pealt, et on tehtud läbipääs ka tavarahval nii-öelda, et eraomandi mõttes lasust ka inimesed, kes tahavad tulla ujuma, kes ei ela siin, saavad ka tulla, nii et see oli nagu see kiitus selle koha kohta vist. Olgu, ma olen siit praegu ja sama mahatud maja, millest rääkisime ka, et tegelikult nagu ülihea koht nagu jällegi on ju, kui vaatad neid siin villasid siin kõrval on ju, et huvitav, kas seda pole keegi ära ostnud või siis pole siia midagi peale arendanud. Võib-olla see maksab kõik ka, et ei tea, vaata ju. Tänapäeval kõik asjad nii kallid, et kõik asjad on kallid. Et see on nagu natuke miinus Eesti riigi puhul, aga Eesti riigi jaoks ikkagi lipp kõrgel hoida ja väike naps, pits, võtke teie ka. Ja nüüd jõudsin tegelikult, mis on siis? Küsentali koop, aga ma ei tea, kas on õigemini Küsentali, sellepärast Küsentali jääb allapoole. Aga siin koopis mäletate kunagi oli see sügisel, kus see oli nüüd ülemisest sügis juba vist. Kui me tegime selle ringi, et kõik koobid läbi kõndida ja see koop avati tegelikult suht hiljuti siis ja siia panime ka annetusse, nii et see on läbi käidud. Nii, et aga ma tahaks selle venna kohta kuulda rohkem, vaata, kes kirjutas, et see Star Dollar punase sildiga 30 on nagu seed. Et kui sa vaatad videoid, loodan, see polnud ainult kord, kus vaatasid, et ütle veel, mis on hea jaoks tõesti. See on esmakordne, aga tegelikult juhtumid on olnud küll. Isa on öelnud mulle hea vein, ongi hea vein, et selles on okei. Et ütle veel mõni hea jook või mõnda samat jooki juurde võtta, nii et praegu vaatan, et noh, veits on, aga võib-olla kui ma täna kõnin veel mingi 3-4 tundi, siis võib-olla jääb vajaka, nii et võib-olla võtan ühe sama juurde, kui siin on koobis seda. Ja soovit midagi veel huvitavat veel. See oli päris hea soovitus. Respekt sulle ja elagu Eesti ees. See on see Salvesti voos, kus me rääkisime ka, et saab head kaupa. See on isegi lahti vist või praegu või? Ei, kella 7 siis peaks lahti olema, jah? Ei või? Jaa, näed, kella 4 on siis 23 ja kinni, jah, pool tundi juba, kell on 4:30. Nii et aga pole hullu, et aga jällegi koht, kust veid saab odavamalt. Täna vaatasin kusjuures, ma ei tea, kus sattusin sinna, vaatasin Isa% videot või Chris Kärne videot, kus ta käis hinnapommis ja olid tohutu odav hinnad. Ma pole kordagi hinnapommis käinud, ma hakkan mõtlema praegu vist. Või olen või? Võib-olla olen, aga igal juhul ei mäleta, et ma oleks suuri laadukond asja ostnud, et hinnapomm tundub ka hea odav pood. Ja Salvesti, jah, see tööstuskompleks on siin. Tehakse uppe asju. Oota, mingi sõber ütles mulle, et Salvest on nagu alla käinud, Põltsamaa on parem praegu. Jällegi, ma ei saa kinnitada seda, ma ostan nagu mõlemaid. Aga ma eks vaatan hinnari ka ikkagi, et kui ikkagi sooduses on väga head asjad Põltsamaalt, siis midagi pole teha, noh, raha ikkagi money talks või kus on see, et raha mängib suurt rolli ikkagi selles mõttes, noh, nukitseme lugu oli see vist. Igal juhul, jah, ma käisin poes koobis ja midagi pole teha. See tundus päris hea, ma ostsin ühe veel juurde, nii et täitsa uus Star Dollar veel siin. Ma loodan, et täna homme olen reisil ja ma loodan, et hommikul me ärkama kell 4 kuskil või 4:15 pani äratuse tegelikult vist, nii et loodan, väga hullu ei ole. Aga vabariigi aastapäeva puhul
võib lubada väikse siukse, noh, kuidas öelda siis, meeletuletuse, et Eesti riik ikkagi elab ja elab, no ma ei tea, minu mõttes, minu hingelises mõttes, kui ma näen enda nagu sõpru ja enda nagu inimesi ümber, siis hästi tegelikult, aga on probleeme, elekter peaks odavam olema ja nii edasi, on ju. No selle saame kõik teha ja selle teeme ära ka. Eesti Vabariik, head oled olemas, ma austan sind, elame veel 1000 aastaid. Ja. No nii, Kummeli tänav, Kummeli 1 tegelikult täpsemini. Ma ei tea, kas Kruusavälja on eraldi või Linnamäe ka vist on vist või? Kruusavälja, Kruusamäe äkki niimoodi vist. Ja jah, see uued majad, Kase tänav, seal on Kase tänav seal küll, aga Kase tänav peaks olema tegelikult üldsegi Karlova või selles Karlova või siis isegi Vakselis. See üks väike vahetänav, mis läheb Maksimürst, aga igal jah. Need ei ole nii uued enam, ma arvan, see on ka 12 aastat tagasi midagi sellist. See vastab Selver, igal jah, et uus linnaosa nii-öelda, mida me oleme, ilmselgelt olen kõndinud siin, aga linnase mõttes ei ole seda läbi teinud, nii et see tuleb kunagi. Ma arvan, ma teen selle ropka mul võlgu. Mitu korda on üks vend küsinud, et kuna sa ropka teed, ma ütlesin, see aasta teen. Ja ma tõesti, see on lubadus, ma teen. Mikker peale, ma teen. Südam, kus? Vasakul siia, jah. Teen see aasta ropka ära ka. Kus see ropka areneb ka vist 8, et jaguneb 8, et on see ropka tööstusrajoon ja siis tavaline ropka nii-öelda. Et vaatan, kuidas läheb, et võib-olla saab kõik koos teha. Kui ei saa, siis teen ka reaaldi, aga vahet ei ole. Ma teen see aasta ära kindlasti selle, et see pole küsimus. Aga olgu, siit veits edasi ja siis keeran majade vahele sinna kuskil ära. Et see on veits rahulikum, see on nagu liiklus aktiveerub siin piirkonnas tavaliselt rohkem. No nii, nüüd olen Vilja tänava ja mis teine on? Künni või? On või? Künni ja Vilja ristis. Hästi huvitav rist minu arust, alati iga kord mõtlen seda risti. Ma oleks ka palju kõnnid muidugi aus olla. See linnas on mul tegemata, selle teen ära varmalt see aasta äkki või? Ma tõesti lubada julge, ropka on küll see aasta. Aga seda linnas ma julge lubada. Ja Vilja ja Künni nurk ja hästi äge koht jälle selline. Hästi rahulik ja vaikne on siin. Tuuleveskinad. On ju? Ja huvitav tänav ja ägedad eramajad ka. Selles mõttes, et kui vanaaegselt ka rohkem Eesti lipivimpel, mis on lipupilvesti visiir. Ei, see oli mingi oma sõna. Et igal äge tänav. Mulle see tänava rist meeldib. Alati siin kuidagi mõnus tunne kuidagi olla siin. Ma ei tea, miks. Igal juhul jah. Võib-olla need vanad majad meenutavad midagi, vanemad, kui võib-olla mõned uuemad. Issand kloll lause, vanemad majad, kui mõned uuemad, see ongi loogiline ju. Okei, staardollar hakkab mõjuma. Igal juhul, jah, okei. Ja siis edasi läheme vist arvatavasti siis, muud varianti väga ei jää, et kui ma keskline tagasi ei keera, siis pean ikka Annelina minema, aga see pole kullu. Annelin tegelikult on ka viimasel ajal järjest rohkem meeldima hakanud, nii et ei ole ka küsimus sellega. No nii, nüüd olen küll täitsa, mis on siis tegelikult Raadi Kruusamäe on õige linnaosa vist. Olen täitsa selle südames nii-öelda siin Kruusavälja tänavas. Ja ma ei tea, ma ei oska midagi öelda hetkel. Mis korra mõtlesin, et lihtsalt näitan seda momenti ka siin. Et teramajad asjad lahe. Pole öelda ja tegelikult linnale on väga lähedal ka, nii et tegelikult see mingi veerand tunnisevad kesklinnas jala. Kordan, jala. Nii et selles mõttes ei ole midagi kauget. Vahitenam sealt. Kui see Tartu-linna piir lähebki mööda Vahitenavat, mis on naljaks mõelda. Linna piiri juures ja siit tegelikult kesklinna on kuskil, okei, päris veerand, ei ole võib-olla 20 minti, siis ütleme niimoodi, siis võib-olla jah. Aga juba Surnuaed paistab, Surnuaest läbi ja oled juba tegelikult oled selle jõe ääres ja Kroona silla juures ja sealt on ju, veel mingi 10 minti. Et umbes 20 minti ütleme niimoodi võib-olla siis jah. Igal jah, selline linnaosa siin, aga selle teen kunagi ka. Ma ei julge lubada, kas see aasta või mitte, aga igal tuleb kunagi ära teha. Ka see Raadi Kruusavälja, Kruusamäe, Raadi Kruusamäe on tõesti õige vist öelda. Ametlik nimi nii-öelda. Vahitenam on seal, Tartu piir ja Surnud on seal. Olgu, natuke veel. Mis natuke veel?
ma arvan, et mingi paar kilti veel ja siis on kõik. Ma olen praegu kõnd juba mingi 15 kilti vähemalt. Nüüd jõudsin kalmistule tegelikult. Ma isegi mäletan nimest täpselt, kuidas need kõik olid. Siin kuidagi jagunud see nimi ära igal juhul. See on see kalmistu, mis on siis selle Narva maanteelt, kui kesklinna poolt tuled vasakule jääv selle Maxima juures kalmistu. Ja tegelikult siia ma kohta ei näita muidugi. Aga on ka minu siis ühed esivanemad, võib öelda nii või? Ütleme siis ühe minu vanema poolt tema esivanemad on maetud nii-öelda. Ja ka minu esivanemad siis siiski ja. Ma ei näita neid kohti täpselt, aga igal juhul lähen vaatan korra platsi üle ja küünalt kaasas muidu ei ole, andke andeks. Aga miks mul nendega oma suhe, ma lihtsalt avaldan austust. Ja see on minu arust tähtis. Eesti Vabariigi aastapäev eriti tegelikult. Et nii lihtne ongi. Aga olgu, pärast siis, kui olen läbi käinud, siis juba näeme. Üks asi veel, mulle tundub, et keegi jälitab mind. Aga ma ei tea, et kes nad võivad olla veel. Aga eks seda kohe varsti näha, nii et ma ei tea, igal juhul jah, mul tunne, et keegi kõnnib mulle kuskil järele, aga võib-olla me ka mitte, vaatame. Kuulge, tuligi välja, tegelikult mind jälitati, siin on 3 kambraadi veel. Nägin orantsi müts ja selle järele jooksin lihtsalt. Jah, Martin teata juba veel 2, üks on veel videos olnud tegelikult, nii et kui me ümber Tartu kõndisime pika tiiru, mäletate jah? See oli 2024 oli see kusjuures. See oli 2 aastat tagasi, jah. Igal jaa, näed, mul hunch või see vihje oli õige, et ma tundsin, et keegi jälitab mind. Aga olgu, see selleks igal juhul. Lähme edasi ja vaatame, mis sama hakkab. Nii, käisime korra Maximast läbi, mis Maxima taga paistab, 1 eksiga on ta, 2 eksiga on Maxima see. Ja tulime Tuule tänavasse ja muidugi nagu Martin nagu ikka, näed, mul ema ütles, et õllete nagu talvel, see mõtlesingi $100, vaata. Aga sina oled porteri peal, jah? Jään ikka porteri peale, jah. Okay. Maximas praegu soodukuga ka, jah. Okei. Tegelikult porter on piisavalt kange, et seda isegi vist võib või? Talvel ka võtta, nii et... See on nii kange, et seda võib suvel ka juua. Jah, aga suvel ei... No jah, võib ikka, jah. Igal jah. Tuule tänav... see keerab vasakule tagasi, mis saame ikka lõpus selle... Mis see on see? Orav tänast ikka lõpus välja vist on ju. Ja. Ta väikse üks aasa teeb siin, jah. Aga olgu. Jah, vana, jah. Vaata see äge see katus, see hakken ka. Igal jah, teeme see väikse tiiru ja siis edasi juba, ma ei tea, Annelina poole vist arvatavasti, jah? Annelina kõlab hästi. Jah, no nii, tulime selle, mis on siis Kaitseväe sõjakomplekti juures mööda ja tõesti üks Tartu mõttes tõesti üks eraldatumaid 3-kordseid maju tegelikult ja tõesti ta enam niimoodi välja, et ühtegi maja kõrval pole ja edasi tuleb juba siis nii-öelda siis Chinatown jääb see veits vasakule, siit kaadrits vaadata. Ja muidu siis jah, Annelin nagu otse edasi, aga tõesti üksik maja ja garaažide kompleks. Ma pole tükk aega siit vahelt läbi läinud, aga nüüd ma olen teinud seda mitu korda juba. Et garaažide vahelt saab see ERMi juurde välja, kes teab, see teab Tartus on ju. Aga vanasti oli see tundus jälle veits sketši ja imelik koht, aga praegu tegelikult saab päris ilusti ja pluss on tehtud see veel see uus tee sinna. Mis on siis Lääneringtee, Läänetee, Lääne Põhjapuiestee, mis iganes need tänavad on seal. Igal jah, see üksik maja siin on. Nii et, aga saab läbi ilusti, nii et pole probleemi üldse. Olgu, lähme edasi nüüd Annelina poole vist, jah? Porter see otsa või? Oli hea või? See oli väga maitse. Oli on ju? Mõtlesin ära võtta lahjad, võtta kange, seal hakkab palju soem vaata. Õige, peaksime rohkem kuulama. Kaheks Belgiale läksid üle, Belgiale ta oli keas kanged, vaata, need on mõnusad. Aga lõpus hakkas ikka jahe. Lõpus hakkas ikka jahe, jah. Tume õlle saab seda soojust kuidagi ikka. On küll, jah. Siin on korstna arhitektuuri erinevad vaadad. Ja. Võta, juba on täitsa niimoodi. Ja. Ja. Kellel on suurem korsten. Naised hindavad ka suuruse järgi. No ikka, jah. Ja. No vaata, see, kuule, vaata, sealt tuleb järjest. Kuule, see on päris võimas, jah. Aga olgu. A4 edasi. No nii, väidetavalt siin pidi olema kuskil, mis on siis Lepa või Lehe tänav, Annel Kivilan Konsumi lähedal,
pidi olema Allikas. Aga siin mingi rada läheb. See on kaev lausa, jah? Selle Allika nime ma ei tea, aga mingi väidetavalt... Kas see ongi see koht on siis või? Jah. Ja siin inimesed käivad nagu reaalselt vett võtmas või? Kuule, aga võime ju korra maista või seda või? Ah? Muudikud iga pool juttu olnud, siin on nagu päris Allika. Ma ei tea. Tundub nagu tavaline vesiraisk. Tundub, et kahtlane siin Annelinnas vett mõndi. Aga mis on kahtlane või? Ta nii soe on, ta võiks külem olla. Allikas peaks külem olema veits. Seda küll, jah. Oota, mis see kahtlane, et Annelinnas üldse vett on või? Ma kahtlen, et kahtlane on üldse Annelinnas nagu käega vett juba maast lihtsalt, et ei usalda nagu väga. Et see peaks olema tõesti Allikas, siis tõesti, kus inimesed käivad. Ma ei tea, tundus see sinu jaoks nagu autentne värk või? Hea soe. Aga vesi oli tõesti soe oli see vesi või mitte nagu nii soe, aga... Jällegi kodutuna Tartus seda videot ja keegi teeb, siis saab alati vett. Ja, see on küll koht. Ja, see on hea koht, jah. Aga seda kohta ma tõesti teadnud, nii et aitäh selle eest ka. Aga okei. Mis seal ikka? Oota. Hoia korra seda. Iga ühe porteri lonksu. Jah. Ja mina võtan siis, ma võtsin ühe uue Stardollari juba, nii et see on teine täna, nii et... Aga homme siis näeme reisil juba, aga... Äkki ma võin ka Stardollarit maitsta, ma ei ole seda kunagi hoia mu õlut nii kaua või kaamerat või vahet ei ole. See pidi maitsma nagu siid. No magustatud, siuke mõnus. Magus jook siuke, jah. Tegelikult täitsa hull. Täitsa hea tegelikult, jah. Täitsa hull. Pole hullu midagi, jah. Okei, teeme Annelinnas väikse tiiru veel ja siis vaatame edasi, jah. No nii, nüüd jõudsime täitsa Annelinna südamesse nii-öelda. Tegelikult võiks öelda isegi lausa, on ju? Pigem, jah. Et päris ilus valgus on praegu, sinine, kõik läheb ilusti kokku. Igal juhul jah, et väike jalutus siin, kergustee järgkordselt. Autod siin sõita ei tohi. Ja... Siin on niisugune kogukonna keskus, kui nii võib öelda. Kus? Milleni me hakkame lähenema vaikselt. Okei. Siin on üks City alkopood. Ahaa! Siis saab kindlasti paar porterit. Aga lähme läbi sealt või? Mina lähen, mina ei tea, kas sina ka... Okei, lähme. Mul on tegelikult, nagu ikka ma ütlesin, et Stardollar hakkas nii hästi mõjuma. Et mul on siin teine veel, on ju. Mitte kolmas, teine alles täna. Et, aga olgu. Õige, jah. Kas on lahti veel see sama pood siin või? Okei. Aga siis lähme vaatame selles mõttes, et... Aga tõesti, Annelinnas pole nagu talvel. Ikka olen käinud. Ma olen igal pool talvel käinud, et selle vahet. See on see osa Annelinnas, mis on nagu renoveerimata ja siin on vanad vaibaklopp, asjad. Ja kes ei tea, jah, sest seda... No, minu vaatajad arvates teavad kõik. Siin võib mängida ka vaata mängu, et üleval. Ja ma kukkusin kunagi vastu pead, hamba kukkusin katki sealt ja igast asju. Siiamaani tunda sulle. Annab tunda. Hammas on verel kogu aeg. Vastu pead kukkusid. Vastu pead kukkumise annab tunda, jah. Mul on pead põrutanud mingi 4 korda elus, nii et see ongi, et noh. Vaata, üks kord põrutad nagu katki, teine kord põrutad korda tagasi. Vaata, paaritu arv on nagu värdjas, vaata, siis oledki nagu lollakas, vaata, noh. Eluaeg suitsu sõrmede vahel hoidma, et sul on pesa olemas nagu. No näed, järgmine tarkus tuli siit, aga jah. Siin on see, oli tõesti mingi pood siin, jah. Aga minu arust on kinni pandud nüüdseks juba, aga tundub, et ju siis ei ole. Igal okei. Käime siin korra poes ja siis natuke aega veel ja... Mis natuke aega veel? Natuke, jah, veel. Vabariigi aastapäeva puhul siin. Ja siis vaatame edasi juba. No nii, näed. Ilusti nagu näeb välja ka siin, vaata. Tumedad uksed. No nii, nüüd jõudsime selle uue silla peale, nii-öelda Sõpruse silla uue tee peale. Kuule, kas on see liiga lai kergustee või? Ei ole. Täpselt parajalt suur. Et igal oli jah, et see on see parempoolne osa nii-öelda, kui Annele poolt tulla. Sorry, näete jah, võtsin portali ikkagi. Ja anna andeks ema ka. Ühe õllega tegin, selles mõttes on kõik okei, ma loodan. Vabariigi aastapäeva puhul võib ikka teha. Ja Anne kanal paistab siit kätte. Eiliga on siit üle. Minu jäljed on näha, võib-olla kuskil ei ole lumi peale saanud vist. Tigutorn näha, Tartu veel mõned hooned, kaar, see Turusild. Igal
siia video lõpeb. Teeme veel jaudust, mingi 10 kilti veel umbes või? 5? Okei, 5 kilti veel umbes. Igal mina olen koju. Homme on reis ja oli tore. Ja kõik eestlased, kõik vabariigi kodanikud, rahvuslased, hoidke peal kõrgel ja tänage Eesti riiki ja võtke väike pits. Teravad ka Eesti riigi auks. See on minu soovitus lihtsalt, ei pea võtma, kui taha. Igal juhul, kõige head, et vabariigi aastapäeva. Tšau! Tšau!